nii, tere jälle. Aeg üheks krundi osaks jälle. Seekord väike ettevalmistus. Ostsin endale kiini, mis on nagu machete põhimõtteliselt. Ja ma mõtlesin, midagi ma unustasin ostmata, aga niisugune mõnus, niisugune väike kokkupandav Fiskarsi saaga on puudu. Ma juba tean isegi, millist ma tahan. Ma olen näinud seda kuskil. Olen unustanud osta. Anyway, krundi osa number 2 praegu. Ma ei tea, eelmises videos ei olnud aru saada võib-olla nii hästi, aga kõvasti oleme võsa maha võtnud ja mingid väikseid puid ja mingid niisugust pahna. Eelmine video korraks jäi ka peale niisugune maja. Maja on väga suur sõna selle kunku kohta, ütleme niimoodi. See kunku on nüüd ka siis kuulub meile. Siin majal ei ole ust. Lähme siia majja sisse, ma panen need noad siia. Lähme toppa. MTV Creeps, come check out my creep. Nii. Siin on väiksed džinnid tehtud. Ossud raisk. Klaas. Vanasid hingesid veel, vanad uksed, mingisugune tuleasem vist siin on pliit äkki. Vana kooli see tossu välja viimine. Siin on vana ahi, millest siis saad sooja omal ajal. Ma ei saa aru, kes see siin ehitanud on, aga nii palju ma saan aru, et ise on ehitatud. Seepärast, et no tule vaadake, mis pornograafia mingi palkmaja on olnud. Ja siis mõeldi, teeme juurde ehituse. Ja siis tehti siit edasi. Ja siis ei teadnud, mida teha, kus need kokku viia oma vahel. Pohvult on tehtud mingi paar lauda siit, paar lauda sealt. Kuidagi poolimeeni, suur sita hunnik. Vanaaegne kapp, ilus. Lihtsalt ma vaatan seda ja mul lihtsalt ma imestan, et mis siin tehtud on nagu. Kes on tulnud niisugust asjade peale? Saame palgid läbi, paneme siit mingi teise seinaga edasi. Tule geniaalne. Noh, mis siin nüüd toimub? See koht. What the fuck? Üks asi, mis ma selle maja kohta oskan öelda, ma ei tea, kas ma mäletan peast õigesti, oli äkki aastast 1907 see maja siin. Ehk siis see maja on 1907 aastast pärit. Või oli see 1917 või midagi taolist. Ühesõnaga üle 100 aasta vana on see esimene hoone siin nii-öelda. Ja mis on vägev on see, whatever you might call it. Minu silmis ma näen, et see on olnud kellegi varjupaik kunagi. Sellepärast, et see on mingi meeter kõrge. Keegi ei tee sellist sahvrit endale. Siin ei ole isegi panipaika, mitte midagi. Siin on olnud mingi lihtsalt põrand. Ja mul on niisugune tunne, et see on olnud omal ajal mingi päti varjupaik. Ilusti paekivist, seinad laotud ja nii edasi. No türas ei ole sahver. Niisugune huvitav hoone. Elektri liitumise saab ka teha siit ära. Siin on mingi hoone, kus on olnud siis plaan teha saun, mul on niisugune tunne. See ei saa midagi muud olla. Siin on kuiv käimla, natuke kokku kuivanud. Ja siin on ilusti valatud, kõik vundament on okei, seinad ka üles laotud, kõik on timm nagu, lagi või see katus on perses, selle peab välja vaatama. Siin on ära voolutorud isegi. Mingi plaan on siin olnud, siin on ka vana vundament on alles mingisugune. Mis on sitasti on see, et arvestades tervet seda krunti, siis kõik asjad on pandud nagu pohvilt. Paneme selle siia, paneme seda pidi, selle sinna risti-rästi, seda pidi, teistpidi. Kõik on keset krunti nagu. Ja iga asi on nagu oma suunas vaatab nagu. Jõle pasalt tehtud. Anyway, siin on meil need juba lõkkehunnik number 10. Siin on natukene maja kokku varisenud, mingi kuur on tõenäoliselt. Siin on võsa saanud võtta maha. Kõik selle porno ma tahan ära võtta. Ta oleks nagu ilus siin enam-vähem. Mässamist on päris palju. Üks vägev asi. Seal otse ees, te näete, seal on õunapuud ja fun fact, ma olen näinud sokkusid siin, 2 sokku nägin ja näete, siin on lamamiskoht ja siin on teine lamamiskoht püherdatud maas, mingi loom on siin maganud ja neid magamiskohti, kus on nagu nii-öelda nühitud seda põrandat, siin on päris palju tegelikult, päris mitmeid olen näinud. Metsloomad mingisugused käivad siin magamas. Ennem oli jumala hästi oli näha, kus kõik oli lumine ja siis osad kohad olid nagu ära lamatud, nagu muld oli väljas ja oma silmaga olen ka sokkusi näinud. Miks nad siin käivad on see, et need puud siin on kõik, puud on kõik õunapuud. Mida ma siis teha tahan tegelikult on see, et sealt maja juurest kuni siia kõik võsa nagu maha, kuni sinna see kivimüür, mis seal metsa sees on, mida eelmises osas nägite. Siin on kivimüüri juurde jääb see, mida vittu, miks siin niuke auk on? The fuck? Ja sinna kivimüüri juurde teeb mingi lõkkeaseme, grillaseme. Sinna grillasemeni teeks mingi laudtee või mingi kõnnid ja kivid paneks ja niimoodi, et siit oleks võimalik läbi kõndida ilma macheteta. Siin on üks väga uhke puu ümber kukkunud. See oli põhjus, miks ma siia tulin just praegu. See vägev puu ja sees tühi ja puha ja vaadake seda mölakat. Päris vägev. Kiinil on safety siin, niimoodi saab kätteda. Seda ei tohi ära visata. Ilma selleta seda kiini võib päris
perse alla kanda. Ma hoian käes seda ja proovin vaadata, mis siin saab. Ohoh, päris väga. Teeme tööd raisk. Haia! Haia! Sarraisk. Ainuke probleem selle Fiskartsi kiiniga on see, et käepide on täiesti vedel, pehme. Jõudu ei ole taga lüües. Ainuke jõud, mis tuleb, on su enda käest. Vaadates enda kindeid, mis ma siia jätsin, siis need on läbimärjad. Puud on ka kõik läbimärjad, nagu näha on. Ma peaks hakkama mõtlema selle peale, et kui ma kunagi tahan WC-s käia, kuidas see probleem laheneb. Mul oleks üleüldse vaja nagu mingi välikäimla või mingi asi teha valmis siia kuskile. Siin pool peame oksa välja vahetama, võib-olla isegi mõlemal pool, seepärast, et see on katki, nagu te näete. Ma ei tea, kas siit kuskilt mingit lõkke alustuseks saab midagi või ei saa, aga see puu on umbes 10 senti, selle saab maha võtta. See kukub täpselt meil maja peale raisk. Ja sellest saab head palki juba, millest midagi teha. Aga selle võtame maha tõenäoliselt saega, sest noaga seda maha võtta on natuke loll. Juba loll, ossa raisk, näed sa. Tule alustuseks mingit puitu. Peaks tegema nagu mingi loogika, et kuhu ma mida viskan, et nii palju ruumi võtab see kõik porno. Ja mingi küttepuude hunnik, mingi rämpspuidu hunnik, erinevas suuruses teha hunnikud äkki. Nüüd mul tuli meelde. Ma tahtsin sinna põllu peale tassida ja lõkke teha seal. Ohoh. Kuulete, polügon on seal, kus paugud käivad. Tapal elad, siis see on tavaline. Mida ma teha tahtsin on see, et tahtsin teha nagu raja siit metsast välja vaata. Kui mul on siit rada metsast välja valmis, siis ma saan oksad lihtsamalt sealt kõik välja tassida. Vaadake, kuidas see oks kasvab. What the fuck? Tagurpidi kasvab puuküljest oks maha. See on nagu juur. Ma pean hakkama väljaspoolt sisse poolde minema. Enam-vähem siit kohast peab tegema selle. See kõverik sobib ainult küttepuuks. Täna ei pea trenni tegema igatahes. Nii palju on kindel. Annab teha küttepuid, poisid. Guys. Oksa koht. Muidugi on raske teha. Siin on üks hea pikk puu, mis läheb varjaluse ehitamiseks. Mingi meeletult väikseid klotse ei viitsi tegema hakatagi küttepuu jaoks. Siit on vaja labidaga ka natuke kaevata. Saaks normaalsemalt inimese moodi sisse. Selle puu isegi kui ma maha võtan, siis küttepuudeks ma küll seda tegema ei hakka. See on liiga jäme, kurat. Elus puu ka veel on. Two trees down. Saaga oleks väga hea asi raisk. Kas ma saan seda vaiana kasutada? See on natuke kõver vaia jaoks. Tere selle ma võib-olla kasutan ühes kohas ära. Jah, ma arvan küll. See läheb magamise aseme üheks osaks nii-öelda. Siin ma pean oksa kohast võtma, sest mulle tundub, et see on väga hea pikkus üheks asjaks. Bueno, fantastico. Sellest on sitaks ja veel. Varjualuse posti ehitamiseks. Tõsine töö ikka vanal ajal mingit asja valmis ehitada riski. Oma kätega puid maha võtta ja mässata. Nii, teeme uue vaia veekeetmise jaoks. Oba. Selle puu akseldame ära ja siis lähme vaatame lõkkaseme üle. Lõkkase 2020. New year, new lõkkase. Atsar raisk. Ma sulle teen. Atsarisk. See puuunnik muidugi, mis ma siia teen lõkke jaoks, aga see hästi põlema ei lähe, mul on vaja mingit tislat võtta kaasa või midagi. Põhimõtteliselt ma olen sissepääsuga enam-vähem rahul. See puu on siin ees meil. Selle võiks maha võtta. Ütleme nii, et enamus puid ma ei taha ennem maha võtta, kui mul saag on. Seepärast, et mulle ei meeldi, et need kännud nii kõrgele maast jäävad. Ja ma ei taha mulla sisse peksta noaga, see nüristab nuga. Ma võtan võimalikult vähe puid maha siin praegu. Järgmine kord tulen, võtan saega kaasa. Ehk siis osad puud, mis ma olen varem maha võtnud, ma lihtsalt saen kännud üle, midagi muud ei jää üle lihtsalt. Kuradi kibuvits raisk. Oi, vitta raisk.
see ei ole Borjomi reklaam, siin on tegelikult sees vana hea kodune kaevuvesi. Kurat, see on hea jook. Aga Borjomi, kui te tahate, te võite sponsoda mind, me võime diili teha, mulle sobib. Mul sai aku tüüaks vahepeal värgid, särgid. Teeme nüüd korraliku kuradi vaia siia. Valmis, vanad vaiad on sitad. Tahaks siia nagu varjualuse teha, ja siia tahaks teha nagu istumisaluse. Ja kõige lihtsamalt ma saaks selle istumisaluse teha, kui ma võtaks võimalikult jämeda ühe palgi, kui ma selle sama võtan ja panen siia ette maha ühe ja ongi kõik. Mu mured on murtud ühtepidi. Ma pean tagant seina kinni laduma, külgede pealt seina kinni laduma. Oleks siis see, et mul oleks võimalik võtta niisuguseid palke sitaks, teeks nagu palkmaja. Tapid sisse, aga see väga ei toida, ma arvan, niisama suvalise katuse aluse ehitamiseks. Raisk. Selles suhtes, ma ei tea, kuidas teil on välismaa, mitte Tapa inimesed, aga meil Tapal on see niuke asi suhteliselt tavaline, et kogu aeg käivad mingid taolised mürtsud ja paugud. Kui te vaatate videot ja mõtlete, et kas maailmasõda algas, ei, see on lihtsalt Tapa elu. Ma ei saa aru, kas maa on kuivem kui ennem, aga minu arust see vahi läks kordades madalamale kui eelmine kord. Ma taon mulla siit ümbert kinni, et ta ei saaks kalduda vasakule paremale. Kõigub vähem. Mind hoitab, kuidas ma see küljed kinni laon tal. Lihtsalt panen mingi ühe vaia veel siia niimoodi jooksma ja siia vahele saan panna siis puu. Ega teist varianti vist ei olegi. Teisele poole samamoodi. Ütleme, et võib-olla ta ei jää isegi tuult nii hästi hoidma võib-olla. Ma vaatan, kui head puud me sinna saan, seina ja kõige jaoks, võib-olla saab sambla vahele panna ja siis on nagu mingigi soojendus, aga võib-olla ei mängi välja sellega. Ma tahan lihtsalt, et ta oleks visuaalselt, näeks cool välja. Kuna see mu enda grunt on ja mul ei ole mingit hull survivalit, ma ei ole suremas ja nii edasi, siis ma ei pea lolliks minema siin. Nagu osad inimesed mulle kirjutavad, et kuidas mida võiks teha. See on mu kodu. Ma olen kodus praegu. Ma ei pea higistama ennast lolliks siin. Ossa raisk, see lendas silma praegu. Puutükk. Timber! Vapau! Atsa! No, bled, mida kuradi. No davai, ole siis edasi siin. Oi, bled. Nii. Number 1. Lõkkepuu. Ma ei tea, kuidas teile metsaosad meeldivad. No see on wildlife, aga see ei ole nii wildlife. Samas mingi kalastamine rahulik ei ole ka wildlife, nii et siit saame pikkuse kätte, kui pikka meil vaja on. Ma ei viitsi jõudu kasutada praegu. Mõtlesin, et vaimselt rahustav samal ajal mingi Eesti kaitsevägi laseb, ma ei tea, mis asju õhku raisk. Hämmastavalt hästi töötab see kiin, nagu üldse palju jõudu ei pea kasutama, ta on nagu täiega terav, aga puit on ka niisugune lihtsalt töödeldav on see puutükk. Kasutame jõudu natuke, muidu jäämegi siia. Olemas, üks on olemas, kas me saame ühe veel? Kui õiged tööriistad on, siis on päris hea. Ma veel ei tea, kas see kiin on parem. No ühte otsa pidi. Tõmbad võsa maha, saad selle otsaga nagu tõmmata selle võsa enda juurde, mingeid asju. Machetega niimoodi see teha ei saa, nagu ma praegu teen. Selles suhtes on see kiin parem. Aga üks viga. Machete näeb 3 korda vägevam välja. K-Bar kahjuks kiini ei tee, aga K-Bar, mis on mu lemmik Noa firma, teeb machetesid. See on nagu pehastunud puit. Samas ots murdus ära. See on nagu pool pehastunud see puit. Lõkke asemeks vast on okei äkki või. Mõõdupuu jätan siia praegu. Otan siin paar puud veel maha ja siin samas saan mõõta õiged mõõdud välja nii-öelda. Päris jõrm sein jääb. Nagu ma tahangi, et ta läheks nagu diagonaalis niimoodi. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Mitte nagu üksteise peal. Palgid ei ole sirged, on ju. Siis jäävad õhuavad niimoodi, jääb rohkem õhuavasid kui niimoodi. Tuk, diagonaalis. Jääb natukenegi parem. Nii. Tore, see ei ole normaalne, see fucking kaitsevägi. Kuradi perse ei taha minna. Laske inimestel elada. Tuled metsa rahulikult chillima. Rahulikult. Teeme teed. Chillime. Siis kuradi need hävitajad sõidavad üle raisk. Nagu Tapa linnas elades, kui te arvate, et me elame siin rahulikku elu, te eksite rängalt. Pesin oma K-Bari nõudepesu nuustikuga puhtaks. Sain endale paar täket ka, nagu kui te näete siin kohas.
Teritanud ma seda nuga ei ole veel. Ma tahtsin näha, et kas ta on veel nüri või kuidas ta on pärast eelmist metsas käiku. No ütleme nii, et ta ei ole väga nüri. Või noh, pärast pesemist katsusin, siis ta tundus ikka väga teravale. Praegu ütleme nii, et tundub natuke nürim olevat, kui alguses tundus. See K-Bari nuga kaalub minu arust rohkem kui see machete. Nii, ai, väike oks tuli perse. Natukene see küll mehe tunnet ei tekitanud raisk. Kuradi, pool peast on pool risk. Ta võiks olla loodis, ta ei pea olema loodis, aga ta võiks olla loodis. Me peame lühemaks tegema seda ja mitte vähe. Seal on mingi kivi all. Ma kohe tundsin seda kivi. Mine putsi, see läks pooleks siit kohast. Nussi pool tundi ja siis ka sülitatakse näkku raisk. Lähme otsime uue. Siin on nüüd keset teed, täpselt üks poiss jalus. Selle me likvideerime siit. Raisk, ma ütlen. Niuke ilm on hea, oleks pidanud kalipsoga ujuma minema. Kukub või? Kukub, jah? Aga ma tahan, et sa kukkusid sinna poole. Türa küll. Kõige sitema koha peale kukkus. Ja jääb. Juba jääb kinni. Raisk. Väga hea. Võrdlusaeg. Kuigi see on kergem kui see K-Bar, siis puud on parem maha võtta. Käega pead rohkem jõudu andma. Ta kuidagi lõikab paremini, sügavamale. See K-Bari nuga on võib-olla nagu jämedam, vaata, paksem, nagu kirves. Väga hea. Ja nüüd me peame teise otsa peitama. Siia kohta umbes. Nii, väga hea. See vana auk lihtsalt natuke välja veninud. On enam-vähem loodis. Perfekt, perfekt. Kuna siin läheb nii kaua aega, ma kardan, et me teeme seda onni valmis seal mingi 3 episoodi või siis lihtsalt ma pean mingi 10 korda siin käima ja sellest tegema 1 episoodi, mis mulle ei meeldiks väga. Ma kardan, ma ei jõua filmida nii palju. Timber. See murdis mingi teise puu ära. Osad puud, mis lähevad ehitamiseks, panen siia. Ma saan teha külgseinu nendest või siis magamise asemele tugevdustalasid nii-öelda vahele. Siin juba hakkab vaikselt tekkima sissepääs. Nüüd võiks selle video alla ka keegi tarkpäev kommenteerida, et ära hinga. Ja kui ennem läks jäme ots sinna, siis nüüd paneme jämeda otsa vasakule poole. Nii, natukene õhutihedam. Nii, nüüd võtame jämedama poisi ja nüüd paneme jämeda otsa paremale poole. Nii. Kuidas mu plaan oli see, et ma panen siia ette maha ühe palgi, plöts. Panen risti üle siit ja siis panen siia peale veel magamise aseme jaoks puidu. Pop, pikkupidi. Ongi probleem lahendatud. Ja siis seda pidi siia puud üles ja pups. Nüüd mul on see probleem, mul on vaja siia panna see jäme poiss. Ja võib-olla on mul vaja panna ühe asemel 3 jämedat poissi isegi, et oleks vähe kõrgem see persalune. No nüüd ma ei saa kahjuks seina ei saa edasi teha. Tagumist seina. Kurat, ma proovin lõket teha ikka, kurat. Ma oleks metsa kuiva vaja. Huvitav, kas need puud on siin juba kuivanud? No sina oled täiesti kuiv vist. Samas näppude vahel on täitsa märg see puu. Kui ei proovi, siis teada ei saa. Kas saame lõket teha või ei saa? Süütetabletid on kuradi head asjad ja põlema väga ei taha minna. Ma tunnen käes, et see puit on nagu läbi märg. Ma võin öelda, et sellel ei ole mõtet. Isegi kui need väiksed puud, ma näen, et vist midagi võtab leeki. See on sama vettinud. No see ei hakka elu sees põlema. Lõpuks on mul koht, kui ma saan tagumikku ka toedata siin. Muidu ma ei tea, mis imelik asendeid hoidma. Mul on tegelikult nöör ka kaasas selle ülemise otsa. Et see ära ei liiguks. Selle ülemise otsa seome siia külge omavahel kinni enam-vähem. Huvitav on see, et just ma tundsin niimoodi, et kuidagi hakkas nagu karge nagu, ja pimedaks läks. Ka nagu pimedamaks vaatasin, et aha, päike kadus ära. Vaadake seda perset siin. Süütetablett põles ära, enam pole midagi, kõik. Ja isegi need oksad ei läinud põlema. Ja et ärge tulge mulle ajama, et metsast otsi ikka ise küttepuid, mitte ära võtta kodunt kaasa. Ära aja paska, sõbrake.
kurat, kiiniga on nii mõnus tööd teha, ei kujuta ette ka. Paned 2 pauku ja kurat, puu on juba maas raisk. Nii, mul on tänaseks trenn tehtud, toss väljas, energia nullis, kell hakkab palju saama, hakkab lõuna söögiaeg tekkima. Minu poolt kõik tänaseks. Järgmine kord oleme jälle targemad. Iga kord, kui tuleb metsa, siis avastad, et midagi on puudu või mingi asi võiks veel olla. Iga kord avastad midagi. Alguses ma avastasin, et on vaja head nuga. Siis ma avastasin, et on vaja machetet. Nüüd ma avastasin, et on vaja saagi. Eks näis, mida me järgmine kord avastame. Nöör on mul kaasas. Nii palju ma mõtlesin ette vähemalt. Nöör paistab, nöörirull. Aitäh, et vaatasite maailma kõige aeglasemat metsaonni ehitamisvideot. Vähemalt ma näitasin teile natukene enda grunti ja niisama chillisime. Tegime tööd, saime higi lahti, veetsime mõnusalt metsas aega. Oli tore. Aitäh vaatamast teile kõigile. Tšau, pakaa minu poolt. Olge tublid, kohtume järgmine esmaspäev, nagu ikka. Te kõik küsite kogu aeg, millal uus osa, kirjutate mulle. Iga esmaspäev tuleb uus osa. Tšau!